Esimene puudutus. See juhtus lõpuklassi suusalaagris. Päeval natukene suusatati, aga nagu te võib-olla teate, siis suusalaagri puhul on kõige tähtsam aeg ikkagi õhtu. Ja me olime poistega käinud mitu aastat võitluskunstide trennis ja seetõttu olid meil kaasas poksikindad. Ja kujutate ette, kes kujutab, kes mitte, poiste magamistuba. Tüdrukute magamistuba nägi umbes samamoodi välja. Ehk siis reformvoodid 2 reas, vahel on vahe. Ja me pidasime siis vajalikuks selles vahes pidada poksimatše. Ja ikkagi kohe päris selliseid tõsiseid. Ma ütlen, et me olime mitu aastat tegelenud sellega. Ja suusalaagri juurde vähemalt tollal käis ikkagi ka väike alkohol. Ja oligi siis selline olukord, et poksisime seal, võtsime pisut peale, meeleolu läks aina ülevamaks ja mina poksisin ühe klassivennaga ja me lõime mõlemal pisut vere välja ja meeleolu muutus sellest aina helgemaks ja aina ülevamaks. Ja siis see juhtus. Ma ei olnud mäluaugus, ma mäletan laias laastus, ma ei olnud joobes, alustame sellest. Ja varsti saate aru ka, et miks ma pean selgitama, et ma ei olnud mäluaugus. Nimelt, ma praegu oskan seda selgitada nii, et minule tuli peale, minu sisse tuli selline täielik ühtsuskogemus. Ja kuidas see väljendus? See väljendus väga naljakalt, väga absurdselt. Ma hakkasin kõikidele rääkima sõna otseses mõttes, et tead, me oleme üks. Kas sa tead, me oleme üks? Ja ma hakkasingi sellist juttu valimata tüdrukutele, poistele ja loomulikult keegi ei saanud sellest midagi aru. Kõik arvasid, et Toomas on liiga palju võtnud. Ja järgmisel hommikul hakati mind narrima. Toomas, me oleme üks, jah. Ja see oli äärmiselt piinlik ja ma unustasin selle kogemuse umbes 15 aastaks. Aga siis, olles lugenud vaimset kirjandust ja selle vastu huvi tundnud ja nii edasi, ühel hetkel ma sain aru, et minu jaoks, ja ma mõtlengi praegu nii, et see oligi päris kogemus. Oli päris ühtsuskogemus, millest kirjutatakse kõiksugu kirjanduses ja millest ka inimesed räägivad. Lihtsalt see sündis niivõrd absurdsetes oludes ja ilma igasuguse raamistikuta, et mul ei olnud mitte kusagile toetada ja ma tahtsin selle unustada sel hetkel. Ja ma nimetan seda oma siis terminoloogias, mille ma praegu olen välja mõelnud, hingepuudutuseks. Mis asi on hing või kes on hing minu tänase jutu sees? See on midagi suuremat, see on midagi meist suuremat, samas ta on meie osa. Meie oleme tema osad, seda ei saagi selgitada, keel jääb siin kitsaks. Aga ma usun, et kõik tunnevad mingit pidi ära, et mis või kes see hing võiks olla ja aeg-ajalt ta puudutab meid mingil kujul. Ja need puudutused on olulised. See on üks minu tänastest põhisõnumitest. Lihtsalt nad võivad tulla nii kummalisel moel, et me ei taha neid märgata või märka
või unustame, nagu minu puhul. Aga et see puudutus on midagi väga olulist. Teine puudutus. Tartu esimene kursus, varakevad, aprilli algus. Pakin ühiselamus mõned asjad seljakotti, tikud ja natukene süüa, natukene juua, väikse teekannu ja sõidan bussiga Kastresse, see on umbes 15 kilomeetrit Tartust. Ja lähen jalgsi ühte kohta, mida ma varem teadsin, Emajõe ääres, Kikassaarde, kus keegi ei ela, ja jään sinna ööseks. Teen väikse lõkke ja istun seal lõkke ääres ja on selline kõhe ja külm mõnevõrra ja tee peal juhtus seal ka natukene asju, seal mingid suured koerad olid ja vabalt jooksid ringi, jahtisid kedagi ja õnneks mitte mind. Ja siis rahunen seal ja lihtsalt istun öös ja on ilus selge ilm, tähis taevas, tähed paistavad ja äkki jões kostub mingisugune solin. Ja kui inimene niimoodi üksinda istub, ma olen hiljem ka istunud, et siis igasugu mõtted hakkavad tulema, siis ma väga palju ei mõelnud, aga umbes sinnapoole, et ilmselt see on nüüd haikala või midagi sellist. Aga tegelikkuses tuli sealt välja väike loomake jõest ja see oli naarits. Ja ta tuli põhimõtteliselt kusagile siia kohta. Ma istusin jõe ääres, tuli kaldale, vaatas, mis ma teen seal, natuke oli, läks tagasi. Selline kohtumine oli. Ja siis istusin edasi ja siis mõne aja pärast ma nägin, panin tähele, et kuidas siis tähis taevas on minu ümber niimoodi pööranud Põhjanaela ümber. Ja istusin edasi, olin terve öö ülal ja hommikul sõitsin bussiga Tartusse tagasi. Ja mis see siis nüüd oli? Mina praegu ütlen, et see kogemus, mis kõlab nagu ühtepidi väga lihtsana, et inimene istub öösel väljas, istub ühe koha peal ja see tähis taevas teeb tema ümber ringi, et mina tajusin seda sel hetkel sellise väga sügava kogemusena, mis on olnud praktiliselt kõikidel inimestel läbi ajaloo kuni viimase ajani, sest inimesed ei istu enam üksinda väljas pimedas. Ma võin seda öelda, et see oli nagu selline ka nagu ilmaruumi kuulumise tunne või see ongi, et raske seletada. Pluss see kohtumine metsiku loomaga. Ja kohtumine metsiku loomaga, et kas ta on väike või suur, see on alati, selles on sellist metsikust, sellist nagu väge. Et see oli oluline. Ja alles hiljem lugesin, et on olemas selline asi nagu visiooni otsing, et kus minnakse ööseks või mitmeks ööpäevaks üksinda loodusesse istuma. Ja ma ei teadnud sellest mitte midagi. Aga ma tahangi seda praegu öelda, et see oli ka hingepuudutus mingil kujul. Kes mind sundis sinna minema? Lihtsalt tuli mõte. Läksin. Kolmas puudutus. Jälle Tartu, aga nüüd on suvi, juulikuu, ilus pärastlõuna. Istun Toomemäel pargipingil ja loen sellist raamatut, mille ma välja printisin, mille nimi on Maailmatants, Elisabeth Sahtuurise raamat. Ja see raamat oli rohkem kui puudutus, väga suur puudutus. Püüan siin edasi anda lihtsalt selle tunde või selle taju. Et minu isa oli fotograaf ja väiksena, kui ma esimest korda nägin, tal olid kodus need ilmutusvannid, et kui ma esimest korda nägin seda, kuidas valge paber pannakse sinna vanni, mingi vedeliku sisse ja siis sealt hakkab nagu ilmuma selline pilt niimoodi tuleb. Vaikselt, äkki ongi pilt. Ja vot see oli midagi sellist.
et ma lugesin seda raamatut mitu õhtut seal Toomemäel ja siis selline pilt ilmnes. Noh, rohkem küll minu sees, aga täiesti selline suur pilt. Ja noh, mida see siis puudutas? Puudutas eelkõige evolutsiooni, bioloogiat, aga midagi minu jaoks väga olulist, ehk siis, et kuidas on koostöö ja konkurents evolutsioonis toimunud, et suured arenguhüpped on toimunud tänu mingit tüüpi koostööle, et kuidas evolutsioon ei ole juhuslik, et tal on mingi muster, tal on mingi suunatus ja et ta andis ja annab siiamaani lootust. Et see raamat räägib ka Gaia teooriast, esimest korda uurisin selle kohta lähemalt sealt, et kuidas meie planeet on nagu ongi elus ja et planeedil võib olla nagu oma selline elutee, elu soov, ettekujutus tulevikust. Ja selliseid puudutusi on olnud veel ja miks ma seda kõike siis nüüd räägin siin täna? Räägin sellepärast, et ühtepidi need puudutused on isiklikud. Fred Jüssi, kes hiljuti uinus, on väga ilusti seda väljendanud, et tähtis tema sõnad, et tähtis pole niivõrd eesmärk kui suund või mingi heli või laul, et mis suunas liikuda. Ja need puudutused suunavad, sellepärast ma võin oma kogemuse põhjal öelda ja minul ongi ainult oma kogemus, et iga see puudutus suunas mind kusagile. See suusalaagri oma kindlasti, kuigi ma selle unustasin, tahtsin mitte midagi sellest teada, kindlasti ta suunas mind vaimsete teemade vastu huvi tundma. Öö väljas kindlasti viis mind kuidagi paremasse kontakti loodusega, tekkis huvi põlisrahvaste vastu ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult maailmatants, Gaia teooria, noh, ma võin öelda, et sellest on välja kasvanud siin mitmeid asju, mis on Gaia nimega ja võib-olla osaliselt ka teemeära talgud ja nii edasi ja nii edasi. Et mina küll oskan seda täpselt, küllaltki täpselt seostada. Aga nüüd lisaks isiklikule plaanile on ka siis suurem plaan. Ja nüüd siin tuleb mängu üks lugu, mis pärineb sellest samast maailmatantsu raamatust, aga on laiemalt ka tuntud, ehk siis Rööviku ja Liblika lugu. Ja lühidalt see lugu on ju selline, ilmselt te olete kuulnud, et Röövik on ju siin ussike, Liblikas lendab, et nad on kaks täiesti erinevat organismi mõnes mõttes, aga kuidagi on nad üks. Et kuidas see on võimalik, et sellest ussikesest saab liblikas, no kuidas see on võimalik? Ja kui nüüd siis sinna ussikese ehk rööviku sisse vaadata, et siis selgub, et seal toimub selline asi, et seal on sellised imaginaalkettad, rakukogumid, mis lihtsalt on seal, lihtsalt istuvad, ei tee mitte midagi rööviku elus. Ja imaginaal jällegi tähendab ettekujutust mingil määral. Imago on selle liblika nimi teaduskeeles. Ja siis see röövik keerab ennast kookonisse, tekitab siis kesta ümber, hakkab nukkuma ja väljastpoolt vaadates mitte midagi ei juhtu. Aga seespool toimub väga palju. Nimelt need rakukogumid hakkavad kasvama, omavahel seoseid looma ja rööviku immuunsüsteem võitleb nende vastu, aga toimub selline võitlus edasi-tagasi, aga ühel hetkel need kogumid võtavad üle, teevad sellise võrgustiku ja mis juhtub, kogu see rööviku keha sisuliselt lahustub. Muutub selliseks pudrutaoliseks. Aga need imaginaalketaste saared ja võrgustik, see jääb alles ja see ehitab üles siis selle liblika keha. Ja see on selline metafoor, aga väga tugev metafoor ka sellele, et mis võib-olla toimub laiemalt praegu maailmas. Et ma usun, et nii mõnigi meist tunneb, et
et nagu Shakespeare ütles, et aeg on liigestest lahti, ehk siis, et ei ole kindlaid tõdesid, kõik on selline segane ja on mingisugune suur muutus kuidagi toimumas. Ja me ei tea, tegelikult keegi ei tea, et mis saab ja ilmselgelt me ei muutu selliseks maakera suuruseks liblikaks, aga see võib anda mingisuguseid vihjeid. Ja seesama Elisabeth Sahtouris, kes kirjutas maailmatantsu, kes käis eelmisel aastal Eestis, olles 87-aastane, ja ka tema uinus samal päeval Fred Jüssiga 1. detsembril. Tema käest küsiti ka eelmisel suvel, et no aga mis siis teha? Mis teha? Olukord on selline, nagu ta on. Ja Elisabeth ütles, et tee seda, mida su süda ütleb sisuliselt. Ehk siis seesama hingepuudutus või see südamekutse või see heli või laul. Ehk et miks ma seda nüüd kõike niimoodi räägin ja kokku toon, ongi see, et kui aeg-ajalt küsitakse, kas meil on lootust, siis ma vastaks, et jah, kui me ennast puudutada laseme. Aitäh!